Tere, mina olen Sanna Kratšova, olen programmi juht ja minu õppekava nimetus on arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia. Minuga koos on meie 3. kursuse üliõpilased Artur. Meie õppekava, nagu näete, sisaldab 2 peaeriala: tarkvaraarendus ja digilahendused, mis toimuvad Virumaa kolledžis ehk Kohtla-Järvel, ja teine peaeriala nimetus on küberfüüsikalised süsteemid, mida pakub Tartu kolledž. Mina tutvustan teid oma peaerialaga, mille nimetus on tarkvaraarendus ja digilahendused, ja räägin ainult selle õppekava kohta. Nagu näete slaidil, teil on võimalik õppida nii statsionaarse ehk päevaõppe kui ka sessiooniõppe vormis. Sessiooniõppe toimub tavaliselt 2 korda kuus nädalavahetustel üle nädala ehk laupäeval, pühapäeval üle nädala. Meie õppekava kulub IKT ehk informatsiooni- kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda ning pakub laialdasi võimalusi nii tarkvara arendamise, digilahenduste kui ka tarkade süsteemide vallas. Nagu teate, IKT valdkonnas on spetsialistide järele suur nõudlus ja tänapäeval on keeruline leida valdkonda, kus IT-teadmised oleks vajalikud. Ja siin te näete, et kuna me pakume rakenduslikku kõrgharidust, siis meie õppekava omandamisel on ligikaudu 16% õppemahust praktikat, mis annab hea võimalus saada töökogemust õppimise ajal ning rakendada omandatud teadmised töökeskkonnas, miks mitte ka enda töökohal. Nagu meie minäpil on näha, meie õppekava ühendab IoT, tarkvara programmeerimise, automaatika, robootika, andmeteaduse, sidevõrkude, küberfüüsikaliste süsteemide valdkonnad, mida võimaldab igaühele spetsialiseeruda valdkonnas, mida teda kõige rohkem huvitab. Ja siis natuke rohkem täpsemalt sellest, mida on meie õppekava harudes õpetatakse. Kõigepealt see on programmeerimine ja automaatika. Üliõpilased omandavad oskused arukate süsteemide programmeerimises, automaatikas, robootikas ja siis selle slaidil te näete programmeerimise ja automaatika suundade õppeaineid. Alustame me programmeerimise alustest, siis tulevad programmeerimine, algoritmid ja struktuurid, veebiprogrammeerimine ning valikainetena mobiilseadmete programmeerimine, tarkvara testimine, programmeeritavad kontrollid ja automaatikaga seotud ained, automaatikavahendid, protsessi juhtimine ehk SCADA-süsteemid ja robottehnilised süsteemid. Meie üliõpilased saavad oskused kaasaegsete programmeerimiskeelte ja tehnoloogiate rakendamises, erinevad tüüpe arukate süsteemide loomiseks. Ja järgmine, siin te näete meie robotika paberite pildid. Ja järgmine valdkond, mida me pakume, mis sisaldab meie õppekava, see on telemaatika ehk andmeedastus, side, arvutivõrgud ja muidugi turvalisussüsteemide arendamine. Jälle slaidil on õppeainete loetelu
ja 2 viimast on valikainetena pakkume. Siin tudengid saavad põhjaliku ülevaade võrgusüsteemidest, turvasüsteemidest, võimaldavad arendada erinevat tüüpi võrgude, saavad professionaalsed oskused töös telemaatika tarkvaraga erinevates operatsioonisüsteemides ja arvutivõrkudes. Vaatame siis järgmise valdkonda, mis on andmeteadus. Tänapäeva ettevõttes on väga aktuaalne andmete ning suurandmete töötlemine, visualiseerimine, analüüsimine ja tudengid saavad teadmised ja praktilised oskused andmete hoidmise, töötlemise, analüüsimise, prognoosimise, visualiseerimise meetoditest ja algoritmidest. Praegu kasutame selleks Power BI, R ja RStudio tarkvara, Python, SQL Gate. Natuke probleem ja projektõppe mooduli ainetest, kus tudengid võimaldavad praktilisele näidetele alusel teha mitmeid rakenduslikke projekte, et huvitavad meeskonnatööd ja seda võimaldab rakendada omandatud teadmisi reaalsete probleemide lahendamisel, sealhulgas ka ettevõtja poolt esinevad probleemid ja teemad. Paljudest teistest õppekava moodulitest või moodulite ainetes on samuti ette nähtud individuaalsed ja meeskonnapõhised projektid, mis muutuvad ainete omandamise huvitavamaks, tõhusamaks ja praktilisemaks. Natuke nende projektidest räägib Artur. Niisiis, nagu Jean on maininud, ehk siis õpilaste poolt on väga siis oodatud, et nad väljendaksid oma teadmised ka projektidega. Ehk siis mõned projektid olid juba muude üliõpilaste poolt tehtud, nagu tarkvara prototüüp, mis sisaldas endas siis erinevate sensorite kogumi ja siis nii-öelda targa maja simuleerimist. Ja siis meie poolt, siis nagu 3. kursi tudengite poolt oli siis juba rakendatud ka modulaarse robotplatvormi arendamine, mis oli tehtud siis robotitehnika siis aineraabis. Ja siis selle roboti nii-öelda eripära oli see, et oli vaja luua robot, mis oleks nii igavesti nii-öelda parandatav, et seda võiks kogu aeg laiendada ja siis pidevalt arendada. Ja siis see oli täiesti 3D printeri peal tehtud ja siis oma poolt jupid ostetud ja siis kokku pandud. Ja siis see nii-öelda projekt sisaldas endast nii praktilise osa kui ka tarkvaralise osa, kus oli vaja siis kokku ehitada siis nii-öelda süsteemi ehk siis programmi, mis sisaldas endas erinevaid nii-öelda arhitektuure ja seda võib ka näha ka siin. Ja siis järgmisel slaidil on juba siis see väike video, kus on lihtsalt näidatud nii-öelda selline väike reklaam.
nii, ja siis järgmisena samuti tahaksime rääkida ka sellest, et meie siis kolledžis on ka ja meie õppekava raames meil on võimalus teha ka laboritöid, ehk siis hiljuti siis tuli meil uus labor, mis sisaldab ennast siis hoone automaatika kõige hilisemaid nii-öelda tehnoloogiaid ja seadmeid. Ehk siis, kui olla täpsem, siis seal väga kõvasti siis labor põhineb siis KNX-i õppimisel ja samas ka IoT ehk siis asjade interneti seadmete uurimisega ja siis ka nende õppimisega ja nende rakendamisega siis igapäevases, ma ei tea, töös või siis õppima, kuidas neid rakendama siis igapäevases elus. Meie õppekavas on 3 üsna mahukat praktikat, nagu näete siin, ja kus need läbida saab. Praktikat on võimalik sooritada töökeskkondades, näiteks enda töökohal või mõnes teises ettevõttes, firmas, asutuses. Samuti kolledži laborites või meeskonnapraktika raames, töötades konkreetsete projektiga. Samuti meie tudengid osalevad ka tihti erinevates programmides, projektides, ka Erasmuse kaudu, mida võimaldab arvestada ka nagu praktika. Nii, ja Erasmusest ka natuke räägib Artur. Ehk siis jah, et siis tänu siis kolledži nii-öelda abi ja tänu seda, et kolledž suhtleb mitmete ülikoolidega, et on väga palju partnereid, meil on võimalus ka osaleda rahvusvahelistes Erasmus pluss programmides, kus nii meie kolledži tudengid saavad reisida väljaspool Eestit, kui ka samuti välismaa tudengid saavad tulla ka meie kolledžisse külla ja osaleda projektides. See omaette annab meile väga palju võimalusi nii uute teadmiste saamiseks, kui ka siis juba oma teadmistega näitamiseks juba praktilises aspektis. Mõned pildid Erasmuse tudengite või osalejate ees ja siin meil üks projektidest, mis toimus aastast 2024. Osales selles projektis, selles VIPis, jah. Ja just see projekt sisaldas siis ennast siis masinnägemise implementeerimist dokumentatsiooni ja skeemide lugemises, kus peamiseks eesmärgiks oli see, et oli vaja osata läbi masinnägemist siis lugeda erinevaid elektriskeeme või siis muid inseneriskeeme ja siis teha nende loetelu. Ja see on aastast 2025 projekt, Erasmus projekt, Artur ka osales, mitte. Siin meie kahjuks selles projektis ma ei ole osalenud. Meie tudengid lahendasid või proovisid lahendada, pakkuda oma lahendust ettevõtte poolt pakutud probleeme, kus oleks vaja ka kasutada masinnägemist meetodit selleks, et leida need erinevatest tööstuskeskkondades need vigu, mis saavad tehtud ka töötajad. Siin on viimase aasta 2026 projektist pilt ja
jah, see oli juba siis hilisene projekt, kus juba mina samuti osalesin, kus oli siis eesmärgiks arendada veebileht ühe Belgias tuntud firma jaoks, mis tegeleb siis küpsetustoorainete müügiga. Ja siis meie eesmärgiks oli siis näidata ja arendada siis uus veebileht ja aidata siis ettevõttele parandada oma müügiviisi ja minna siis rahvusvahelisele tasemele. Et siin on samuti ka mõned pildid ka meie meeskonnades või nendest tuttavatest, keda me saime siis näha seal ja siis nendega siis tuttavaks saada, nende kontakte saada ja samamoodi saime ka kaitsta oma siis projekte ja näidata siis meie digilahendusi. Ja siis veebileht me pidime siis arendama siis juba WordPressi platvormil ja see oli päris uus kogemus, see, mida meie kolledžis me ei saanud õppida, aga see oli päris hea kogemus. Samuti käime me õppereisides oma tudengitega, mõned need õppereiside ettevõtted, kus me olime. Ja näete siin ja viimane meie reis oli Helsingisse Aalto ülikooli ja samuti ka üks virtuaalreaalsuse keskusesse, mis asub Helsingis. Ja kindlasti teeme me iga aasta informaatikapäevad. Siin need pildid viimasest meie informaatikapäevast, mis toimus pargikeskuses IHVis ja siin on mõned töömomendid, mis meil oli sel päeval. Tavaliselt viimastel aastatel osalevad nendest informaatikapäevades meie koolid, gümnaasiumid ja kutsehariduskeskused tudengid. Nii, ja küsimus, kelleks saab meie lõpetaja? On see IoT spetsialist ettevõttes, kes arendab tarkade süsteemide tehnoloogiat või tarkvaraarendaja, kelle töö on tarkvara IT-lahenduste loomine, infosüsteemi projekteerija, haldur, andmeinsener, arvutivõrgu või operatsioonisüsteemi administraator, DevOps insener ehk spetsialist, IT-spetsialist tööstuses ja muidugi ka omandatud haridus annab piisava praktilise ja teoreetilisele baasis selleks, et jätkata oma õpingut magistratuuris. Siin te näete Virumaa kolledži õppimise eelised. Kõigepealt astuda saab ilma riigieksamitega piisavalt, kui teie kooli lõputunnistusest on vähemalt 3,8 keskmine pall on vähemalt 3,8. Meil on võimalik õppida või teil on võimalik valida päeva või sessiooni õppevormi. Piisavalt palju tudengid meil ikkagi sessiooni õppes. See on üsna populaarne vorm, eriti siis, kui inimene töötab. Siis iga kolledži tudeng on meie jaoks oluline. Meil on mitte suured väiksed rühmad ja meil võimalik igaühele tudengile leida aega selleks, et aidata, kui ta nõuab seda õppimisel või üldse elus. Paljud ettevõtted, firmad, asutused maksavad stipendiume ja stipendiumide suurus on kuni 3000 aastas. Kaks parimat sisseastujat semestriks saavad tasuta ühega kohta. Tudengitel on võimalik kasutada
Viiru spordikeskuses, mis on meie linnas mitte kaugel kolledžist tasuta. On paljud praktikakohti ka tasustatakse. On see kindel töökoht peale lõpetamist ja võimalus õpingud, praktikat, tasuta kursused nii siin kui ka välismaal. Ja muidugi toimub meil aktiivne üliõpilasesinduse ürituste ja erinevate klubiga seotud elu. Vastuvõtust juba praegu saab esitada avaldusi SAIS-i süsteemi kaudu ja see on võimalik teha kuni 6. juulini kella 18-ni. Ja me ootame teid, kui teil on küsimusi, siis palun küsige ja tänan tähelepanu eest.